Nii, tere hommikust sulle. Mina jälle siin metsarajal. Ja kuna viimasel ajal on väga palju erinevaid küsimusi ikkagi tulnud paarisuhte teemal ja mul oli võimalus esineda ka suhtesõltuvuse teemal, siis mitte midagi ei ole teha. Me peame hakkama iseennast ja oma süsteemi uurima, sest nii kaua, kui ma ei ole endast teadlik, nii kaua, kui ma ei tea, milliseid emotsioone ja milliseid reaktsioone minus esile tõstab see partner minu kõrval. Ja see ei pea olema elukaaslane, see võib olla ükskõik kes, naabrimees, naabrinaine, ema, isa, laps. Nii kaua, kui ma selle selgusele ei ole jõudnud, nii kaua kahjuks mitte midagi ei muutu, sellepärast et see kõik toimub minu enda sees. See toimub sinu enda sees. See reaktsioon, see emotsioon. Ja niikaua, kui ma näitan sellele teisele, et tema teeb nii, tema käitub nii, niikaua mitte midagi ei muutu. Jah, on hea muidugi suhtesõltuvuses on väga hea aru saada, kellega ma koos ka elan ja milliseid võtteid see teine pool kasutab ja seda teist poolt ka tundma õppida. Aga eelkõige tuleb ikkagi see näpp enda poole pöörata, sellepärast et sina oled see, kes reageerib. Sinu süsteemis on sees. Ja võt see, kui see muutus, see arusaam jõuab sinu sisse, siis hakkab asi muutuma päriselt hakkab muutuma. Ja ma võin teile öelda, et mu juures on käinud isegi väga mitmed inimesed, kes on endaga tegelenud juba pikalt ja nad isegi võib-olla saavad juba natukene sellest aru, et ainult minust muutub, kuid nad ei ole uurinud siiski oma süsteemi, nad ei ole uurinud seda, mis tegelikult neid reaktsioone põhjustab ja millised need reaktsioonid on, millised sinu reaktsioonimustrid on. Nii et ja see on aluslava kõigele sellele, kuidas ma siin elus ennast tunnen. Nii et pikemalt ma räägin sellest eneseväärtuskoolitusest, mis on minu hind ja seal me üksipulgi võtame need emotsioonid seal kõik lahti ja aina rohkem ja rohkem õpime ennast tundma. Nii et oled südamest oodatud, aga soovin sulle praegu siit mõnusat teekonda.